Aitäh, hea Riigikogu aseesimees, head kolleegid. Mulle meeldis justiitsministri seisukoht, et tegemist on ühe kõige halvema juriidilise olukorraga, mis olla üldse saab. Ja siit edasi minna on valikute küsimus. Kuid ma vaataks natukene ajast tagasi, et kuidas me selle olukorrani jõudsime. Miks on tekkinud selline õiguslik olukord, kus üks pool ütleb, et kooseluseadus on jõustunud 1. jaanuarist, teine pool ütleb, et see ei ole jõustunud, vaid jõustub alles siis, kui on vastu võetud rakendusaktid, siis tegelikult kogu see jama algas peale ühe erakonna propagandast ajal, mil Euroopa langes julgeolekukriisi. See oli märtsikuu, aastane Riigikogu valimisi, kui toimusid pöördelised arengud Ukrainas, Venemaa ja Ukraina vahelises suhetes, ja siis tuli välja üks koalitsioonierakond, kes hakkas tegema massilist propagandat teemal, milleks polnud mitte mingisugust vajadust. Selleks polnud mitte mingisugust vajadust ei ühiskonnas, ei õiguslikes küsimustes, sest samamoodi nagu ka eelmise õiguskantslereid Allar Jõks on öelnud, et majanduslike suhete reguleerimine on olnud täiesti võimalik. Ja sellise olukorra propageerimine, mis läks täielikult vastuollu rahva enamuse arvamusega selles kontekstis vastavalt gallupitele ja küsitlustele veebiportaalides, sest valitsus ei olnud nõus tegema ei rahvaküsitlust, ei referendumit ega panna seda hääletusele, sest oli ilmselge, et see küsitlus oleks selgelt näidanud, et kooseluseadus ei leia rahva enamuse toetust. Ja mis on kooseluseaduse peamine probleem, nagu ka härra Reinsalu osutas, on perekonna mõiste defineerimine. Seadus, mis üritab mõtestada ümber seda perekonna alustala põhimõistet, me ei räägi eranditest, me ei räägi kas leseks jäänud üksikutest abikaasadest, me ei räägi kärgperedest, vanavanemate koos elavatest leibkondadest. Perekond kui algeline mõiste, ehk siis mehe ja naise vaheline liit, mis on avatud järglastele, mis peab tagama riigi ja rahva edasikestmise. Ehk siis perekonna algmõiste. Ja kui üks seadus üritab mõtestada ümber perekonna mõistet, siis on ilmselge, et selles küsimuses peab järgima ühiskonna enamuse meelsust ja seisukohta. Ja kui siin 75–80%, täpselt seda ei saa keegi öelda, kuid sinna kanti see number jääb, on selgelt perekonna mõiste ümberdefineerimise vastu, siis ei ole demokraatlik ega õiguslikult korrektne ebademokraatlike vahenditega läbi suruda seadust, mis loobki sellise õigusliku kollapsi või täieliku katastroofi praegu siin samas saalis. Ja et seda probleemi lahendada, on jällegi võti ühel koalitsioonierakonnal. Nagu hea kolleeg härra Karilaid osutas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni saadikute poole, siis jah, seaduse kohaselt on iga saadik vaba oma otsustes ja oma valikutes vastavalt südametunnistusele. Kuid teisalt peab siiski meeles pidama, et millise erakonna ja millise programmiga sa oled siia valitud. Sest valijad ei vali mitte ainult üksikindiviidi ja saadikut, vaid valivad ka erakonda kui maailmavaatelise põhimõtte järgi. Ja Isamaa ja Res Publica Liit, kes on vähemalt soovinud ennast määratleda kui rahvuslikku konservatiivset põhimõttekindlat maailmavaatelist erakonda, on väga selgelt osutanud, et nad austavad traditsioonilisi perekonna väärtuseid, tugevat perekonda, mis on ühiskonna üks alustalasid. Ja siin praegu küll peale härra Reinsalu ühtegi IRL saadikut ei ole. Härra Seeder samuti, vabandust, minu viga. Siis siin on teil mitmed saadikuid siin saalis istuvas, kes said siia saali tänu erakonna nimekirja asetusele. Ja neil on õiguslikult siiski ka mingil määral moraalne kohustus järgida oma valijate poolt saadud usaldust ja seda mandaati, miks on neid siia valitud. Sest ma kahtlen, kui palju on IRL-i... Palun lisaaega. Palun 3 minutit lisaaega. Kui palju on IRL-i valijaid, kes valitsid Isamaa ja Res Publica Liidu kandidaate ja samal ajal pooldavad tuliselt kooseluseadust ja perekonna mõiste ümberdefineerimist. Ärge minge seda libedat teed, sest vaadates toetusreitinguid on ülimalt tähtis praegu ka teil usaldada oma valijaid, oma elektoraati ja mitte petta neid.
Seega selles on teil valik olemas ja ärge petke Eesti rahvast. Ja lõpetuseks, see on täiesti pseudoprobleem. Me räägime mõnesajast inimesest, kellest isegi väikene kildkond on soovinud avaldada sõlmida kooselulepingut ja kiskuda nüüd Eesti ühiskonda, Eesti rahvast tülli sellise probleemiga, kus enam ema ei tunne tütart, vend ei tunne isa, kes pooldab nüüd homopaare, kes ei poolda. See on mõttetu. Milleks teha seda? Ma arvan, Eestis on tunduvalt tähtsamaid ja tulisemaid probleeme, olgu selleks väljaränne, madal iive, rahvastiku püsima jäämine, Euroopa Liidu lagunemine, massiimmigratsioon, majanduslik olukord. Kõik sellised olukorrad on need teemad, millega peaks tegelema valitsuskoalitsioon ja Riigikogu. Mitte sellega, et kas homopaar võib lapsendada või kas ta tunneb ennast õnnelikuna või tunneb ennast perekonnana. See on pseudoprobleem ja see asi tuleks ära unustada, hääletame need rakendusaktid maha ja aasta pärast enam keegi ei mäletagi, et selline jama üldse eksisteeris ja läheme õnnelikult edasi ja tegeleme põhiliste probleemidega, mis on Eesti riigile, rahvale eksistentsiaalsed. Aitäh! Aitäh! Rohkem